Juba üle 4 aasta oleme vaadanud, kuidas Venemaa teeb midagi, millele Ukraina suurema osa sellest ajast lihtsalt ei suutnud vastata. Taktika oli üsna lihtne, kuid samas laastav. Vene Su-34 tõuseks kuhugi ohutusse kohta rindejoone taha ja laseks alla suure liugpommi. See on uhke nimetus Nõukogude ajastu juhitamata pommile, millele on lisatud väljatõmmatavad tiivad ja satelliitnavigatsiooniseade. Pommi lend ulatuks 50–70 kilomeetrit Ukraina positsioonidele, loodetavasti suunatuna oma sihtmärgi poole. Kuid samal ajal, kui see pommitaja oma tööd teeb, tiirutab teine Vene lennuk, tavaliselt Su-35 kõrgemal ja kaugemal, jälgides taevast ja olles valmis karistama iga Ukraina hävitajat, kes üritab sekkuda. Pommitaja pommitab, saatelennuk valvab. Selle tööjaotuse tegi võimalikuks asjaolu, et Venemaal oli tohutu ülekaal lennukite arvus. Sõja alguses oli seis Venemaa kasuks 10-1. Kõige usaldusväärsemate allikate järgi oli Venemaal 1300–1400 lennukit, samal ajal kui Ukrainal oli kasutada vaid umbes 120 hävitajat. Ja see on võimaldanud Venemaal pommitada Ukraina-poolset rindeala iga kuu tuhandete juhitavate pommidega. Ukraina vastus sellele piirdus pikka aega olemasolevate õhutõrjesüsteemide ja lääne annetustega. Kõige äärmuslikematel juhtudel pidi Ukraina paratamatult saatma õhku mõned annetatud lennukid, nagu Mirage 2000 ja F-16, et hävitada võimalikult palju liugpomme või vähemalt pakkuda heidutust. Kuid 2026 aasta keskpaigaks on Ukrainal tekkinud rohkem võimalusi. Ja üks kõige leidlikumaid neist on see, et nad on palli tagasi Venemaa väljaku poolele mänginud, tehes sama asja. Ukraina on võtnud täpselt sama strateegia, mida nende vastu on kasutatud, kopeerinud selle peaaegu samm-sammult ja suunanud selle tagasi vastase poole. Räägime siis sellest, kuidas see taktika tegelikult töötab. Miks Ukraina ei saanud seda varem kasutada ja miks sellest saab peagi Moskva jaoks palju suurem probleem, kui see juba on? Nüüd räägime natuke lähemalt sellest taktikast endast, sest kirjeldus selle kohta pärineb üsna ebatavalisest kohast. See kirjeldus avaldati 2026 aasta juuni lõpus ja väidetavalt pärineb see Vene Telegrami kanalist nimega Commander Speaks ehk Voivodar Broadcasts, millel võivad olla tihedad sidemed Vene õhujõududega. See päritolu on oluline, sest Vene sõjablogijal, kes kirjeldab Ukraina taktikaid, on igati põhjust neid teatud viisil halvustavalt kujutada. Ja ometi see, mida me siin näeme, langeb kokku lääne analüüside ja prognoosidega, mis tähendab, et sellel on rohkem märke, et see peab paika. Siin on, kuidas see toimib. Ukraina sõjalennukid lendavad välja paaridena. Üks hävitaja lendab madalalt ja kiiresti sihtmärgi poole, kandes täppis liugpomme, mille eesmärk on tabada Vene vägesid hallis tsoonis või selle lähedal. Kui see jõuab vabastamispunkti lähedale, tõmbab lennuk järsult nina üles ja alustab tõusu. Tõus on tingitud füüsikast, kuna liugpommil puudub mootor. Mida kõrgemal ja kiiremini sa oled, kui pommi vabastad, seda rohkem kineetilist energiat see kannab ning seda kaugemale see lendab, enne kui gravitatsioon selle alla toob. Seega hoiab pommitaja end madalal, et jääda radari horisondi alla ning tõuseb viimasel hetkel järsult üles, et visata pommid võimalikult kaugele. Selle taga olev füüsika vastab sellele, mida Venemaa on seni kasutanud. Kuid selle tõusuga kaasneb probleem. See muudab sind nähtavaks. Maapinna lähedal lendavat reaktiivlennukit on raske märgata ja raske tabada. Hetkel, kui see tõuseb, et pomme heita, ilmub see Vene radarile. Ja just siis võib patrulliv Vene hävitaja rünnata. Siin teenib teine Ukraina reaktiivlennuk oma leiva. Teine lennuk, mis on tavaliselt F-16, hoiab end kaugemal ja kõrgemal, hoides õhk raketti valmis. Kui Vene Su-35 või Su-30 sööstab pommitaja poole, laseb saatelennuk raketi välja. F-16 puhul on selleks raketiks Ameerika AIM-120 AMRAAM. Nüüd, see AMRAAM ei pruugi tegelikult Vene hävitajat alla tulistada. Selles sõjas on lahingudistantsid pikad, Vene hävitajad on kiired ja sellisel viisil välja lastud rakett on tavaliselt mõeldud vastase reageerima sundimiseks, mitte hävitamiseks. Aga vastase reageerima sundimine ongi kogu mõte ja sageli piisab sellest. Vene piloot, kes näeb enda poole lendavat AMRAAMi, peab katkestama oma rünnaku, loobuma sihtmärgi jälitamisest ja võtma kasutusele põiklevad manöövrid. Nende paari sekundi jooksul on Ukraina pommitaja juba oma pommilasti maha visanud ja suundub kodu poole. Vene allikas käsitles ka Ukraina pilootide olukorra teadlikkust, märkides, et niipea kui Vene hävitajad raketi välja lasevad, katkestavad ukrainlased oma tegevuse ja põgenevad lahinguväljalt. Põgenev venelane võib küll kiiruga lasta välja oma enda R-37 või R-77 raketi, kuid selleks ajaks on ukrainlased
ukrainlased tavaliselt juba suurel kiirusel eemaldumas ja jälgivad kogu aeg seda raketti. Seega pole saatetaktika selles etapis tegelikult seotud õhulahingute võitmisega, vaid pigem pommitajale häireteta pommiviske ja ohutu lahkumise võimaldamisega. Ja et mõista, miks Ukraina seda kaitsekilpi nii väga vajab, peame rääkima ühest relvast, mis on kujundanud Ukraina õhusõda rohkem kui ükski teine. See relv on R-37M ja just selle tõttu on Ukraina piloodid suurema osa sellest sõjast lennanud nii madalalt, et lennuki põhi peaaegu riivab puulatvu. R-37M on Vene kaugmaa õhk-õhk tüüpi rakett, mida kannab MiG-31BM püüdurhävitaja ning üha enam ka Su-35 ja Su-57. Sõltuvalt allikast ja variandist on selle laskekaugus 150–400 kilomeetrit ning see lendab umbes 5–6 korda helikiirusest kiiremini. Nüüd, need pealkirjades toodud numbrid vajavad suurt ettevaatlikkust. 300–400 kilomeetri kaugus eeldab kõrgel lennult väljalaskmist MiG-31 pealt, millel on võimas radar. Aga siin tulistatakse rakett välja Su-35 pealt, millel on väiksem radar. Seega on selle praktiline ulatus märgatavalt lühem. Ekspordiversiooni RVVBD-d reklaamitakse kuni 200 kilomeetrise laskekaugusega ja see on tõenäoliselt rohkem kooskõlas sellega, mida rakett tegelikult suudab. Kuid isegi selle vahemiku konservatiivne ots on palju pikem kui miski, millega Ukraina oleks saanud suurema osa sõjast vastu tulistada. Londonis asuv Royal United Services Institute teatas, et juba 2022 aasta oktoobris tulistas Venemaa Ukraina õhujõudude pihta kuni 6 R-37M raketti päevas. Ukraina piloodid on ajakirjanikele öelnud, et rakett toob harva kaasa kindla allatulistamise, kuid see polegi peamine. Selle ülesanne ei ole tingimata hävitada, vaid takistada Ukrainal oma lennukeid kasutamast. Lihtsalt kõrgel kõrgusel kaitset üritada võib olla surmav, kui vastas on pikamaa õhk-õhk raketid, muutes ainuüksi tõusmise potentsiaalselt surmavaks otsuseks. Tulemuseks oli see, et tema MiG-29 ja Su-27 piloodid sunniti laskuma kõrgustesse, kus nad said kasutada maastiku ja maapinna peegeldusi, et varjuda Vene radarite ja rakettide otsingupeade eest. Siil allpool olid nad R-37M eest turvalisemad, kuid nüüd haavatavad maa pealt tulele ja just nendele Vene liugpommide kandjatele, keda nad üritasid peatada. Ukraina on selle tagajärjel juba kaotuse kandnud. 2026 aasta mai keskel väitsid Vene lennunduse Telegrami kanalid, et Su-35 tulistas Suumõe lähedal alla Ukraina F-16, kasutades pika tegevusraadiusega R-37 seeria raketti. Kui see vastab tõele, oleks see esimene kord, kui Ukraina F-16 kaotatakse õhk-õhk lahingus, mitte maapealse tule või õnnetuse tõttu. See üksi näitab, kui ohtlik võib R-37M olla piirkonnas, kus juba ainuüksi avastamine võib tähendada surma. See ongi see oht, mida saatetaktika püüab hallata. See toob meid tagasi Ukraina käes olevate rakettide ja selle juurde, kui kaugelt keegi kedagi tabada suudab. F-16 on 2026 aasta keskpaigas parim saatelennuk, mis Ukrainal on. See kannab kaasaegset radarit, võimekat elektroonilise sõjapidamise varustust ja AIM-120 raketti, mis kuulub sarnaste, kuid siiski väga erinevate rakettide perekonda. Vanemad variandid ulatuvad umbes 75 kilomeetrini, samas kui uusim versioon, mida Ukraina väidetavalt kasutab, AIM-120C, 120C8, ulatub kuni 160 kilomeetrini. See on tõsine relv. Kuid Vene kanal märkis ka, et Ukrainal ei ole alati F-16 lennukit võtta. Seega tuleb neil improviseerida, kombineerides ja sobitades erinevaid lahendusi. Nõukogude ajas pärit Su-27 annab MiG-29 õhukatet. Mõlemad kasutavad vana R-27 raketti või isegi Su-27 katab teist Su-27. R-27 on palju lühema tegevusraadiusega ja palju vanem relv, mis näitab, kui palju Ukraina peab hakkama saama sellega, mis tal olemas on. Ja me peame tagasi minema selle raporti alguses toodud statistika juurde. Hoolimata sellest taktikast on Venemaal endiselt rohkem pommitajaid ja hävitajaid hallitsooni kohal õhus ning ta heidab endiselt palju rohkem pomme. Siin ei ole õhus jõudude tasakaalu, veel mitte. Selle asemel on Ukraina lõpuks leidnud viisi, kuidas võidelda õhuruumi pärast, mille ta varem pidi täielikult loovutama. Nii et see taktika on hädalahendus ja asi, mis võiks selle hädalahenduse muuta tõeliselt otsustavaks, on rakett, mis annab lõpuks selge laskekauguse eelise. Ja selgub, et selline rakett on teel. See tuleb koos Saab JAS-39 Gripeniga. 2026 aasta mai lõpus teatasid Rootsi ja Ukraina suurimast lääne hävitajate paketist, mille Ukraina on kunagi saanud. Rootsi annetab kuni 16 oma kasutuses olevat Gripen C ja D hävitajat, millest esimene peaks saabuma 2027. Aasta alguses
Ukraina kavatseb osta kuni 20 uut Gripen E ja F hävitajat. Seda rahastatakse 2,5 miljardi euro ehk umbes 2,8 miljardi dollari suuruse Euroopa Liidu laenuga ning tarned on planeeritud alates 2030. aastast. Kõik see põhineb 2025 aasta oktoobris allkirjastatud kavatsuste protokollil, jättes võimaluse 100–150 lennuki suuruseks laevastikuks. Rootsi on selgelt öelnud, et pakett sisaldab ka täiustatud õhk-õhk-relvastust, nagu Iris-T, AMRAAM ja mis kõige olulisem, Meteor. Meteor on see osa, mis on meie loo jaoks kõige olulisem. Selle asemel, et kasutada raketimootorit, mis põleb sekunditega läbi ja jätab raketi inertsiga edasi liikuma, kasutab Meteor reguleeritavat ramjet mootorit, mis toodab pidevalt tõukejõudu. See annab sellele palju suurema vältimatu tabamuse tsooni pikemal distantsil. Saab märgib ametlikult selle ulatuseks üle 100 kilomeetri ja teatab, et võimalik on isegi 200 kilomeetrit. Rahvusvaheline strateegiliste uuringute instituut on samuti nimetanud Meteorit kõige võimekamaks õhk-õhk-tüüpi raketiks, mis praegu on kasutusel lääne sõjalennukitel. Aga siin on põhjus, miks see muudab saatjate taktika pea peale. Ukrainale kättesaadatest rakettidest on ainult Meteoril piisav tõhus laskekaugus, et tõeliselt ohustada Su-34 lennukit, mis laseb liugpomme 60–100 kilomeetri kauguselt rindejoone tagant. F-16 lennukitel olevatel AMRAAMidel ja Ukraina Prantsuse Mirage 2000 lennukitel olevatel Mika-rakettidel lihtsalt puudub selline ulatus tegelikes rindetingimustes. Tegelikult, kui Ukraina saatelennuk tulistab AMRAAMi, ehmatab see enamasti lihtsalt Vene hävitajat ja sunnib teda eemalduma. Aga kui panna Meteor-rakett Gripenile, mis täidab sama katteülesannet, siis saab saatelennuk äkitselt ulatuda ja tegelikult hävitada selle Vene pommitaja, kes üldse libisev pommitamist teeb. Tuleb märkida, et Meteor ei ulatu päris nii kaugele kui R-37M, kuid ületab vana R-27 on parem isegi kui uusim AMRAAM ja on võrdne R-77-ga. Õhuväe jaoks, mis on 3 aastat olnud vastasele laskekauguses alla jäänud, on see suur muutus. Ja Gripen on Ukraina olukorra jaoks eriti oluline ka põhjustel, mis ulatuvad kaugemale raketist endast. See projekteeriti külma sõja ajal just selleks, et ellu jääda täpselt sellises sõjas, nagu Ukraina praegu peab. See suudab hajutada oma lennukid peabaasidest eemale ja tegutseda tavaliste maanteede lõikudel, väikese maapealse meeskonnaga ja kiirete uueks stardiks ettevalmistustega, eeldades, et Nõukogude raketid pommitavad selle lennuväljad esimesel päeval auklikuks. Lennuk ühildub otse NATO andmesidega ning sellel on kaasaegsem radar ja elektroonilise sõjapidamise süsteem kui vanematel annetatud F-16-tel. Aga selline taktika ei vaja ainult rakette. Siin on 3 olulist osa. Raketid pommitajate kaitsmiseks, hävituslennukid, millega lennata ja tegelikud pommid, mida alla lasta. Ja mis teeb 2026 aasta suve nii oluliseks, on see, et kõik need asjad näivad korraga kohale jõudvat, justkui tähed oleksid joondunud. Aga enne kui me nendesse süveneme, vajuta kindlasti tellimisnuppu, kui soovid olla kursis The Military Show'ga. Me postitame iga päev videoid, mis kajastavad kõiki märkimisväärseid sündmusi Ukraina sõjas ja mujal. Tagasi eduka saate missiooni 3 võtmeelemendi juurde. Kõigepealt on meil pommid. Suurem osa sõjast oli liugpommide eelis täielikult Venemaa käes. 2025 aasta alguseks lasi Venemaa välja umbes 3500 liugpommi kuus, mis tähendab üle 100 päevas kogu rinde ulatuses. Kuu koguarv jõudis rekordini, ületades 5700 pommi 2026 aasta jaanuaris. Ja Venemaa viskas tõenäoliselt ainuüksi 2024 ja 2025 aastal umbes 85 000 sellist pommi ning on plaaninud toota neist 2025 aastal veel 120 000. Need komplektid ise on peaaegu lausa naeruväärselt odavad, umbes $20,000 tükk, mis ongi täpselt põhjus, miks Venemaa saab neid nii suurtes kogustes kasutada. Ukraina ei suuda sellist mahtu saavutada, arvestades, et enamik tema sõjatööstusest põhineb droonidel, kuid ta ei pea enam alustama nullist. Ukraina on saanud Ameerika liugpomme, sealhulgas pikendatud tegevusraadiusega JJ-deme ja 2026 aasta mais tutvustas Ukraina oma esimest kodumaist liugpommi, mis kannab umbes 250 kilogrammist laengut ning viidi lahingusse Brave One'i kaitsetehnoloogia keskuse kaudu. Rohkem Ukraina pommitajaid, mis kannavad rohkem Ukraina pomme, tähendab rohkem väljalende, mis vajavad eskorti. Ja just seetõttu on paaris taktika esile kerkinud 2026 aastal, mitte aasta varem. Teiseks, raketid. Saatelennuk on ainult nii hea kui relv, mida ta kannab, ja Ukraina liitlased täiendavad seda pidevalt. 2026 aasta juuni keskel teatas Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius, et Saksamaa annab oma ladudest Ukrainale üle avalikustamata 3-kohalise arvu õhk-õhk-tüüpi rakette.
Lisaks uutele Iris-T õhutõrjesüsteemidele, $400 miljoni suurusele panusele Ukraina õhutõrje laskemoona jaoks ning veel $200 miljonile PAK-3 Patrioti raketitõrjerakettide jaoks NATO toetatud hangete raames. Pistorius ei täpsustanud, milliseid rakette silmas peeti, kuid ilmsed kandidaadid on AIM-9 ja AIM-120, millega on täna relvastatud Ukraina F-16D või Iris-T ja Meteor, mis relvastavad homme Gripeneid. Igal juhul on see laskemoon, ilma milleta saate taktikasõna otseses mõttes ei toimi. See tarnitakse hetkel, mil Ukraina hakkab seda tõsiselt kasutama. Kolmandaks, hävitajad. Siin tuleb mängu Belgia ning see kohustus on suurem, kui esmapilgul paistab. Belgia on välja toonud plaani anda kogu oma F-16 lennukipark kokku 53 lennukit Ukrainale üle aastaks 2029, kui nad lähevad üle F-35-le. Ajakava kohaselt antakse 2026 aastal üle 7 lennukit, millest 3 oleksid lennukorras ja 4 läheksid varuosadeks. Seejärel veel 5 2027 aastal, 14 2028 aastal ja 27 2029 aastal. See lisandub juba lubatud F-16 lennukitele, mille on lubanud Holland 24 lennukit, Taani 19 lennukit ja Norra 6 lennukit. Belgia panus üksi muudaks selle kogu koalitsiooni üheks suurimaks üksikannetajaks. Siin on ainult üks konks. Belgia saadab oma lennukid ainult siis, kui ta saab kätte tellitud uuemad F-35D. Aga need F-35D on hilinenud ja enamik lennukeid jõuab kohale alles 10. lõpus. Norra 6 F-16 ei olnud väidetavalt kõik. 2026 aasta aprilliks Ukrainasse jõudnud. Osa neist remonditi veel Belgias ja teised toimetati kohale osadena. Annetatud hävitajad on sageli aastakümneid vanad ja vajavad enne lahingusse lendamist kuid või isegi aastaid ülevaatust ja kapitaalremonti. Ja Ukraina on juba kinnitanud 3 F-16 kaotust sõjas. Nii et kuigi Ukraina saab lääne hävitajavõimekuse, on see pigem järk-järguline paranemine kui plahvatuslik hangete kasv üleöö. Ja kuigi see taktika peaks hästi toimima vaidlusaluses hallis tsoonis, ei pruugi Ukraina selles kaua püsima jääda. 2026 aasta juunis väitis ühe Vene sõjaväega seotud Telegrammi kanal, et Ukraina kasutas uut Ameerika tarnitud raketti AGM-188 Rusty Dagger, et rünnata pooljuhi tehast nimega Sobolka Venemaa linnas Voronežis. Nagu ka teiste Vene allikate väidete puhul, ei ole seda kinnitanud ei Kiiev ega Washington. Kuid relv ise on märkimisväärne. Rusty Dagger on USA õhujõudude programmi ERAM ehk pikendatud tegevusraadiusega ründemoona tulemus, mis käivitati 2024 aasta alguses. Sellel on ebatavaliselt otsekohene põhieesmärk – anda Ukrainale taskukohane, masstootmiseks sobiv kaugmaa ründerelv. Ja seda tehakse kiiremini, kui traditsioonilised hanketähtajad võimaldaksid. See rakett on hübriid-tiibraketist ja juhitavast pommist, mille suurus vastab tavalise 220-kilose MK-82 pommi mõõtmetel. Põhimõtteliselt võib iga lennuk, mis suudab seda pommi kanda ka seda raketti. Oluline osa siin on teatatud tegevusulatus, mis väidetavalt ületab 930 kilomeetrit, kui kasutatakse tagasihoidlikumat 45 kilost laengut. Esimene tootmispartii, mis koosnes 840 raketist, pidi tegelikult tarnitama 2026 aasta oktoobris ning Ukrainal on lubatud kokku osta kuni 3350 raketti. Seega viitab debüüt 2026 aasta juunis sellele, et mingi hulk rakette on juba Ukrainasse jõudnud ja neid tõenäoliselt katsetatakse päris sihtmärkide peal. Raketi kuju ja suurus on samuti olulised. Kui see sobib ükskõik millisele JJDM võimekusega lennukile, siis üks 12 F-16 lennukist koosnev eskadrill võiks ühe missiooni jooksul välja lasta kuni 144 sellist raketti. See on sama paindliku platvormi mõtteviis, mis on saatetaktika aluseks, lihtsalt viidud vaidlustatud alalt sügavale Venemaa sisemusse. F-16 ja Gripen võisid kiiresti muutuda mitmeotstarbelisteks lennukiteks, liukpommiheitjaks, rakettidega relvastatud saatelennukiks ja kaugmaa tiibrakettide laskjaks, sõltuvalt sellest, mida parasjagu vaja on. See kõik ei tähenda, et Ukraina oleks õhusõja juba võitnud. Venemaal on endiselt suurim õhuvägi, suurim pommide varu ja pikima lennukaugusega raketid. Gripenid jõuavad märkimisväärses arvus kohale alles aastate pärast. Kuid oluline on see, et kõik need osad pannakse lõpuks kokku. Ja Ukrainal on juba olemas väljaõppejuhend selle taktika elluviimiseks ning nad on väsimatult töötanud selle täiustamise nimel. Nii et kui kõik need osad kohale jõuavad, võib see taas pealkirju teha. Kui soovid rohkem teada saada Gripenite kohta ja sellest, kuidas need hakkasid Ukraina kohal lendama, vaata seda videot. Ja kindlasti telli The Military Show, et olla kursis kõige värskemate arengutega.